ikkagi kindel põhimees neil on, kaartidega ta täna väljas on, pall pandi mängu, lõpetame ka selle ära, et keskel on Kask palliga. Teine poolaeg siin on alanud jällegi väga, aga siit väga halb eksimus Pärnakatelt ja Felicio saab ja lööb ära! Ai! Felipe Felicio lööb ära kohe siia teise poole alguseks. Lööb oma selle liiga 8. värava sellel hooajal. Brasiilia 21-aastase Brasiilia ründajaga tegemist on. Ja korras, Levadia sai oma tahtmise, mille järgi nad tulid, aga tegelikult tundus ikka väga lihtsa eksimusega. Siin laiutatakse, Kurro Torras laiutab käsi, aga tegelikult peab ikkagi õnnelik olema. Ja see kus see kõik algas, oligi Pärnakate. Tehakse siin normaalsemad, kiiremad ka. Ilusti mängivad praegu Levadia mehed ja väga hästi leitakse Roosnup siit ja siit juba Kirss edasi. See oli hästi praegu mängitud ja sealt lükatakse veel Roosnupule ja Roosnup saab ära otsustama selle ja lööb ära ka ja ilusa kombinni teevad Eesti mehed siin praegusel hetkel, kes vahetusest sisse tulid. Ei olnud üldse palju vaja, 1-2 ja korras. Levadia sai oma tahtmise täpselt 95. mänguminutil. Mark-Oliver Roosnup on see mees, kes selle ära lööb. Ja nüüd on küll asi kindlustatud, siit enam Pärnul tagasiteed ei ole. Levadia võtab siit oma 3 punkti ära. No nii, selline mäng saigi Pärnu rannastaadionil. Premium liiga 11. vooru kohtumine siin lõpeb. 2-0 Tallinna FCI Levadia võtab väärt võidu Pärnu jalgpalliklubi Vapros üle.